Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime edasi et me oleme vaimsed inimesed, meil on hing ja me elame ihus. Ja ka, kuidas me peaksime elama iga päev. Kuidas? Lähtuvalt sellest, mis on minu südames, mis on minu vaimses inimeses. Sest et jälle, me peame mõtlema selle peale, et kus elab Jumal. Jumal elab meie vaimus. Jumal ei ela meie ihus, Jumal ei ela meie hinges, vaid ta elab meie vaimus. Ja me peame elama lähtuvalt sellest, mida Jumal on täna rääkimas mulle, sellele seespidisele inimesele, kuhu Jumal on mind suunamas täna. Mitte see, me ei tohiks panna tähelepanu selle peale, mida mu ihu täna tahaks või mida mu hing mulle täna ütleb. Sellepärast, nagu me oleme rääkinud ka siin enne, et meie hing ja meie ihu ei ole saanud päästetud. Me peame päästma oma hinge Jumala sõnaga, aga see on protsess. Amen. Ja sellepärast me peame iga päev mõtlema selle peale, mida Jumal on täna mulle rääkimas, sellele siin minu vaimus, sellele seespidisele inimesele. Sest jälle üks asi, mida me peame kindlasti teadma ja millest aru saama on see, et kuna Jumal elab meie vaimus, siis kuradil ei ole ligipääsu meie vaimule. Kurat ja Jumal ei saa koos elada. Aga kuradil on ligipääs tegelikult ka kristlase nii hingele kui ka ihule. Ja sellepärast on väga ohtlik isegi, kui me laseme oma hingel või oma ihul dikteerida, mida me teeme või kus suunas me läheme või mis otsuseid me teeme. See on ohtlik isegi, sest et kurat võib manipuleerida meid nii meie hinge kui meie ihu kaudu. Ja kui me Jumala sõnaga ei juuenda oma meeli, siis me isegi ei saa sellest aru. Ja me oleme tegelikult täiesti teadmatuses sellest ja me võime teha väga valesi otsuseid ja samme. Nii et Jumal elab meie vaimus ja me peame pöörama tähelepanu sellele, mis toimub meie vaimus, mida Jumal on meile rääkimas, kuhu Jumal on meid suunamas. Ja vaatame ühte kirja kohta esimene Thessaloniklastele 5:23. Ja see ütleb, et aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulekuks siis. Nüüd see järjekord on siin konkreetselt paika pandud. Ta ütleb siis kõigepealt meie vaim, siis ta ütleb hing ja siis ihu. Ja tegelikult seda võiks isegi veel niimoodi lahti öelda, et me oleme vaim, siis väikse tähega, meil on hing ja me elame ihus. Ja see hingeala on see, millega me oleme põhiliselt siin tegelemas. See hing sisaldab erinevaid mõtlemist, emotsioone, ka tundeid, ka mälestusi. Ja see on see ala, mis tegelikult Jumal tahab, et see saaks, nagu öeldakse, uuendatud. Et see saaks muudetud. Ja siin ta ütleb ka just, et Jumal ise pühitsegu teid täielikult. Nüüd vaata vahel inimesed ei tea, mis see sõna pühitsema tegelikult tähendab. See lähendab ka eraldamist kõigest ebapühast. Nüüd see on see, mida Jumal tahab, mis sünniks meie kogu olemusega, nii vaim, hing, ihu, et see oleks eraldatud kõigest ebapühast. Ja see on jällegi meie ülesanne ja meie osa selle juures seda midagi teha selle jaoks. Nüüd vaatame korra teine Korintlastele 5:17. Ja see on ka üks väga hea kirjakoht, mis ma usun, et kristlased võiks endale isegi pähe õppida. See ütleb, niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Nüüd ta räägib siin nüüd sellest samast sisemisest inimesest, sellest vaimsest inimesest. Ja ta ütleb, et kui me oleme nüüd Kristuses, siis pärast seda me oleme uus loodud. Just. Nüüd see on seesama, et meid ei remonditud, meid ei lapitud, meid ei parandatud, vaid me saime uuesti loodud. Ja see on üks väga oluline asi, see tähendab seda, et kogu meie nii-öelda ka minevik, meie eksimused on kustutatud, neid ei ole Jumala jaoks ja nüüd me oleme uus loodu Kristuses Jeesuses. Me ei ole võtnud kaasa kristlaseks saades mingid negatiivsed pagasid. Nüüd mõni ütleb, et aga mul on ju negatiivsed mõtted ja negatiivsed ideed ja võib-olla mingid terviseprobleemid. Ja me peame aru saama ka, et see on see sisemine inimene. Ja nüüd me hakkame vastavalt sellele sisemise inimesele ka elama oma tavalist elu ja see hakkab muutma nii meie mõtlemist ja ka muudab meie ihu. Selles mõttes, kui on vaja tervenemist näiteks. Just. Ja ma loen selle sama kirjakoha, mis ma enne lugesin
ka veel laiendatud tõlkes. Nüüd laiendatud tõlge on niisugune hea tõlge, mis toob erinevate sünonüümidega mitmed niisugused olulised fraasid nagu erinevate külgede pealt välja. Ja see ütleb, seega kui keegi on poogitud Kristusesse, Messiasse, siis ta on uus looming, täiesti uus loodu. Vana eelmine moraalne ja vaimne seisund on kadunud, vaata värske ja uus on tulnud. Mulle meeldib see just see sükene mahlakus või sükene väga mitmekülgsus, mismoodi see tõlge selle välja toob. Ja ta just toob selle elemendi välja, et me oleme uus looming. Et Jumal ei ole midagi lihtsalt lihtsalt kokku pannud, vaid me oleme looming. Jumal on loonud midagi head, midagi väga väärtuslikku meie sisse pannud ja on teinud meid uueks. Et see vana inimene, seda ei ole enam. Ja siis ütleb, et vana eelmine moraalne just vaimne seisund on kadunud. Seda ei ole enam, see on eksisteerimise lõpetanud. Et see on üks asi, mis me peame aru saama, et meie uus sönd, see on väga kapitaalne asi ja see on üks väga tõsine oluline muutus, mis inimese elus toimub. Ja see on see, mis annab meile ühe kindluse, et me ühel päeval läheme ka taevasse. See, et me oleme just seespidiselt, me oleme uuesti sündinud. Ja, lähme vaatame veel 2. Korintuse kirja ja 5. peatükk ja salmid 6 ja 7. Ütleb, sellepärast me oleme julged igal ajal ja teame, et nii kaua, kui me kodus oleme ihus, oleme issanda juurest ära. Vaat see huvitavalt ütleb, nii kaua, kui me kodus oleme ihus. Et ihu ongi, ta on nagu meie maja, nii-öelda, kus me elame. Ihu ei ole meie ise, vaid see on meie maja. Oleme issanda juurest ära, sest me käime usus ja mitte nägemises. Nüüd see on üks asi, mida me kõik peame õppima. Ja millest me peame aru saama, et me ei tohi elada ja käia nägemise järgi või selle järgi, mida meie 5 meelt ütlevad. Ja see on huvitav asi. Me kõik oleme saanud päästetud mingil elu hetkel, mõni vanemana või mõni juba lapsena, aga siiski seal on mingisugune eluperiood, kus me oleme käinud ilma Jumalata. Ja kus me oleme olnud tegelikult täielikult me oleme nagu treenitud, et järgida ja tegutseda lähtuvalt oma 5 meelest. Ja nüüd, kui me tuleme Jumala juurde, siis tegelikult Jumal ütleb, et see nüüd peab muutuma. Et see ei saa nii jääda, sest et see tee, kui me käime ja elame 5 meele järgi, ei vii meid ei võiduni, ei eduni, ei rahusse isegi. Nii et see peab muutuma. Me ei tohi enam elada ega tegutseda oma 5 meele põhjal. Ja jälle miks ka? Sest et need on, kus nad on, meie hinges ja meie ihus. Me oleme rääkinud seda. Need meie osad ei ole päästetud saanud. Hinge me peame päästma Jumala sõnaga ja peame nii-öelda uuendama seda täielikult, ta ütleb täielikult uuendama. Täielikult, mis näitab seda, et meie meeltes on tegelikult väga palju valesi asju. Me võib-olla ei taha seda tunnistada, me võib-olla isegi kuidagi, mis mõttes, minu mõtted ei ole nii hullud kogu aeg. Aga kui see mõte ei lähe Jumala sõnaga nii-öelda kooskõlla, kui see on vastuolus Jumala sõnaga, siis see ei ole hea mõte. Nii et me ei saa nii-öelda tegutseda ja elada oma 5 meele järgi. Sest jälle kui me mõtleme selle peale, et me peame elama, kuidas, usust. Usk ei tegutse 5 meele põhjal, sest et usk on südames. Usk ei ole hinges, usk ei ole ihus, usk on südames. Ja nüüd, kuna usk ei tegutse 5 meele põhjal, siis me ei saa toetuda oma 5 meele peale. Ja me ei saa lasta nendel valitseda oma elus, sest et usk on südamest ja see on võib-olla niisugune naljakas näide, aga kui näiteks tuleb elektrik ja paneb kõik uued elektrijuhtmed ja asjad. Aga nüüd me teame seda, et kuidas vool liigub nendes kaablites, mis pannakse seina. Nüüd, aga kui see elektrik paneb nii-öelda selle kaabli, aga see on vale kaabel ja seal sees ei ole midagi nagu, seal on lihtsalt plastmass. Üleni plastmass lihtsalt ja tõmbab need lihtsalt seina sisse, ütleb, et kaabeldus on kõik tehtud, kõik on pandud ja nüüd inimene paneb stepsli seina ja näe, lamp ei lähegi põlema või veekeetja ei lähegi tööle, on ju. Mis jama see on? Ja nüüd ütleb, et see elekter ei tööta.
ei, asi ei ole elektris. Asi on selles, et seal on vale kaabeldus nii-öelda, seal on valed kaablid seinas. Ja tegelikult usk on samamoodi, sest et usk on see, mille kaudu me saame kõik tulemused oma elus. Ja nüüd, kui me vahetame usu välja viie meele vastu, nüüd see on nagu see vale kaabeldus, kui me elame oma viie meele põhjal ja teeme oma otsuseid ja valikuid viie meele põhjal. Ja nüüd inimene ütleb, et noh, see usu asi ei tööta. Ei, asi ei ole selles, et usk ei tööta, usk alati töötab. Aga asi on selles, et sul on vale kaabel. Sul on plastmassist kaabel nii-öelda. Sest et Jumal ei kasuta meie viit meelt, et tuua meile lahendusi. Jumal kasutab seda usku, mis on meie südames, selle usu läbi need lahendused tulevad, aga usk on südames, nii et me ei tohi elada viie meele põhjal, sest et me käime usus ja mitte nägemises. Me ei käi viie meele põhjal, me käime usus. Ma loen Matteuse evangeeliumist ja 14. peatükist ja seal on üks lugu ja vaatame seda Peetrusest. Ma loen salmist 24 ja ütleb niimoodi. Nad olid siis paadiga mere peal, eks ole, jüngrid ja Jeesus. Jeesust ei olnud tegelikult, jüngrid olid paadiga. Ja ütleb, et aga kui paat oli juba palju vagusid maad kaldast eemal ja oli hädas lainetega, sest tuul oli vastu. Aga 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel. Me näeme, et see on öine aeg, see on pime arvatavasti ja nad on tuulega hädas. Ja ütleb, ja kui jüngrid teda nägid merel kõndivad, kohkusid nad ja ütlesid, see on tont ja nad kisendasid hirmu pärast. Aga seda maid rääkis Jeesus nendega ja ütles, olge julged, mina olen see, ärge kartke. Ja Peetrus kostis temale ning ütles, issand, kui sina oled see, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Ja tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ja kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Nüüd me näeme seda, et ta kõndis vee peal ja ta ütleb, ja ta tuli Jeesuse juurde. Ta oli järelikult juba üsna Jeesuse juures ja ütleb, aga nähes tuult lõi ta kartma ja hakkas vajuma. Kisendas ning ütles, issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutas seda maid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa nõdrausuline või siis see tähendab nõrgausuline, miks sa kahtlesid? Mis tähendab seda, et ta ei oleks pidanud kahtlema. Ta oleks võinud käia usus lõpuni. Ja ütleb, et ja nad astusid paati ja tuul rauges. Ja siis paadis oli ja tulid ja kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sa oled Jumala poeg. Nii kaua, kui ta nüüd jälle, me peame nägema siin seda, et nii kaua, kui Peetrus käis usus, eks ole, Jeesus ütles talle, tule ja selles sõnas oli see kogu võimekus, et nüüd uskuda ja astuda vee peale. Nüüd Peetrus astub vee peale, hakkab kõndima issanda poole. Nüüd, kus tuleb jama majja, on see, et ta ütleb, et ta nägi midagi. Ta tundis seda tuult, ta nägi neid laineid ja mis juhtub, ta hakkab vajuma. Nüüd see ongi see, kus me võiks öelda seda, et Peetrus, ta alustas usus. Amen. Ja ta oli edukas, on ju, seal oli võit. Aga nii pea, kui ta pööras oma usu viie meele peale ja ta hakkas pöörama tähelepanu sellele, mida tema viis meelt temale nüüd ütlesid, ta hakkas vajuma. Ja tuli jama. Jeesus pidi ta ära päästma. Ja meie elus on täpselt sama. Nii kaua, kui me käime usus Jumala sõnasse, on kõik hästi, aga siis, kui me pöörame asjad ja me hakkame pöörama tähelepanu rohkem selle peale, mida meie viis meelt meile räägivad ja ütlevad, siis on jama majas ja tegelikult me ei saa lahendusi, me ei saa tulemusi ja me ei ole võidukad. Täpselt seesama juhtub meie elus. Amen. Rooma kiri toob ka selle sama teema tegelikult ka päris hästi välja. Rooma kirja 8. peatükist ja 4. salmist loen. Ütleb, et käsuõigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Nüüd see on üks üsna huvitav väljend, kui Piibel räägib millegi järgi käimisest või millegi järgi, selle võiks öelda tegelikult elustiilile viitab see sellele, kuidas me nii-öelda tegutseme. Tähendab siis, et ehk võiks sõnastada ka isegi ümber, et me ei tegutse liha järgi ja me ei tee oma valikuid vastavalt sellele, mis liha tahab. Ja siis 5. salm ütleb, sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele. Nüüd siin on üks väga oluline element. Nüüd me näeme seda, et kui
kui inimene on liha järgi elamas, teeb oma valikud ja oma otsused selle järgi, mis tema liha ütleb, siis ta ütleb, et tema meel on suunatud. Et siin on üks väga selge asi, mis me peame nii-öelda paika panema seoses mõtlemisega, on seesama, et me saame valida, mida meie mõtleme. Ja me saame suunata oma mõtteid. Selles mõttes, millele me mõtleme või millele me ei mõtle. Vahest inimesed on sellega vägagi segaduses ja isegi petetud selle koha pealt. Nad ütlevad, no aga ma ei saa, mul tulevad ju need mõtted ja nüüd üks asi on see, et mõtted võivad tulla. Kunagi keegi jutlustaja on isegi toonud üks huvitava näite. Linnud võivad lennata õues üle meie pea. Aga kas nad saavad meile pähe pesa teha, seda saame meie valida ikkagi. Ja nii-öelda samamoodi on ka mõtted võivad nii-öelda lennata ja tulla. Aga need, kas me jätame neid enesega, kas me mõtiskleme nende üle, kas me laseme nendel asjadel olla oma elus nii-öelda suunavad ja määravad asjad, see on meie otsustada. Ja see ongi seesama, et me suunatud siis lihalikele asjadele. Ütleb, aga kes elavad vaimu järgi, neil on siis suunatud need vaimsetele asjadele. Järelikult me saame mõelda vaimsetele asjadele, mis tähendab vaimsetele asjadele mõtlemist. Ilmselgelt see on Jumala sõna. Amen. Siis ütleb, sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Mul tuleb meelde üks situatsioon mu enda elus mingid aastad tagasi. Mul oli probleeme unega. Ja selles mõttes just, et ma ei maganud rahulikult. Ja Jumala andis mulle lihtsalt teatud kirjakohad. Ja ma otsisin välja just need kirjakohad, mis rääkisid rahulikust unest ja ka rahust ja erinevatest asjast. Ja enne kui ma õhtul leidsin magama, siis ma nii-öelda lugesin ja mõtisklesin neid. Mida ma tegin tegelikult? Seesama, et minu tähelepanu oli millel Jumala sõna. Ja mida see tootis minu elus? See tootis minu elus rahu. Ja see ongi seesama, ja ma nägin, kuidas see asi võib-olla päeva pealt ei muutunud, aga see hakkas muutuma aina paremaks ja tänasel päeval ma magan väga rahulikult ja nii-öelda keeran nii-öelda teise külje ja ilan plaksti magama. Et see on asi, mis meil on võimalik, nagu öeldakse, käia ja elada rahus. Ja see on midagi sellist, mis on meil kättesaadaval ja see on väga otseselt seotud millega meie mõtlemisega, kuhu see on suunatud. Ja siis ta ütleb veel 7. salmis, sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Nüüd me näeme seda, et kui me tahame Jumalale meelepärased olla, siis on oluline ka see, mida me mõtleme. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Nüüd meil on Kristuse vaim ja me oleme Jumala omad, aga me peame teadma seda, et nagu siin on see mõte on just selle juures, et missugune mõtteviis meil on. Ja see on see, mis annab me elule suuna. Et nagu see Rooma kiri toob ka just, et kui me muudame oma mõtlemise, siis me muutume teistsuguseks inimeseks. Ja see on ka seesama asi, tuleb siit ka just välja. Nüüd see, kus on meie tähelepanu. Ja see on ka väga oluline see, et me saame suunata oma tähelepanu. Ja kui me tähelepanu on Jumala sõnal, siis see Jumala sõna toodab meie elus ka konkreetselt midagi. Ja see ongi nii oluline, see meie tähelepanu. Sest et jälle, kui me mõtleme selle Peetruse loo peale, eks ole, ta pani oma tähelepanu valele asjale. Nii kaua, kui tema tähelepanu oli Jeesusel ja sellel sõnal, mis ta ütles, tule, eks ole, nii kaua ta käis vee peal. Aga kui tema tähelepanu nüüd pöördus ära Jeesuse pealt, sest et jälle me peame mõtlema, et meie tähelepanu ei saa olla kahel asjal korraga. Ja tema tähelepanu pöördus ja läks selle tuule ja nende lainete peale. Ja kohe ta hakkas vajuma. Et ongi, see on nii oluline, kus me hoiame oma tähelepanu. Me peaks hoidma oma tähelepanu Jumala sõnal. Kus on kõik meie lahendused, kus on kõik meie edu ja võit, eks ole. Ja kui me pöörame oma tähelepanu ära Jumala sõna pealt, me võiks öelda Jumala pealt, pöörame ära selle peale, mida me näeme, mida me kuuleme, mida me kogeme, mida me saame katsuda, siis me oleme valel alusel. Ja nüüd edu enam ei ole meie elus ja inimesed mõtlevad, et see usu asi üldse ei tööta ja üldse palved üldse ei saa vastatud ja lahendused ei tule ja ei, me peame mõtlema selle peale, kus on mu tähelepanu. Sest et nii kui me võtame oma tähelepanu ära Jumala sõna pealt, siis me oleme valel alusel, vale koha peal.
et see tähelepanu pöörama ja jälle, nagu sa ütlesid, see on õige, see on meie meelevallas. Inimesed arvavad, et ma ei saa, ei, sa saad, sest et Jumal on andnud meile selle meelevalla, et panna oma tähelepanu täpselt sinna, kus ta peaks olema. Amen. Ja ta ütleb ka, pane oma tähelepanu minu sõnale, siis läheb kõik hästi. Vaatame ühte meest ka, kes käis tegelikult, nagu sa lugesid sealt Rooma kirjast ka, liha meeles. Ja see on kohtumõistjate raamatus see lugu ja võib-olla paljud teavad seda meest, tema nimi oli Simson. Kohtumõistjate 14. peatükk ja ma loen 1. salmist. Ütleb, et kord Simson läks alla Timnasse ja nägi Timnas ühte naist vilistite tütarde hulgast. Nüüd me näeme siin, et ta nägi midagi. Ja nüüd, okei, ei ole vale see, et ma näen midagi, aga nüüd, kas ma lasen sellel, mida ma näen, ennast nüüd tõmmata või juhtida, vot siin on nüüd see asi. Kas ma teen vale otsuse või õige otsuse? Tema lasi sellel, mis ta nägi, ennast tõmmata. Ja ta nägi Timnas ühte naist vilistide tütarde hulgast. Nüüd see juba kõlab halvasti, sest et me teame seda, et väga selgelt Jumal kogu aeg rääkis oma rahvale, et nad ei tohiks võtta naisi ega minna mehele kellelegi, kes ei ole nii-öelda Jumala rahva hulgast. Amen. Aga see naine ei olnud Jumala rahva hulgast. Ta oli vilistide tütar, kes olid tegelikult Jumala vaenlased, võib öelda. Ja ta ütleb, ta tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ja ütles, ma nägin Timnas ühte naist vilistide tütarde hulgast. Võtke ta nüüd mulle naiseks. Väga konkreetne. Nüüd üks asi on see ka jälle, mis me näeme siin. Ta nägi midagi, mis on osa 5 meelest ja nüüd ta hakkab selle põhjal tegutsema. Nüüd see ongi see, mis oli selles Rooma kirjas. Ta on liha meeles. Miks? Sest et ta meel on suunatud lihalikele asjadele ja mitte Jumala sõnale ega vaimulikele asjadele. Võtke ta nüüd mulle naiseks. Tema isa, samuti ta ema, küsis temalt, kas ei ole naist su vendade tütarde hulgas ja kogu mu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümber lõikamata vilistide hulgast. Nüüd see oli väga halb valik. Ümber lõikamata vilistide hulgast lähed võtma endale naist. Nüüd me näeme siin, et isegi ema ja isa üritavad nii-öelda teda korrigeerida või tuua ta nii-öelda arusaamisel, et kuule, sa oled tegemas väga valet valikut siin, on ju. Ja ütleb, aga Simson vastas oma isale, võta ta mulle, sest tema on minu silmis see õige. Nüüd me näeme siin 2 asja. Üks asi on see, et ta ei ole austamas oma ema isa. Ta on väga, eesti keeles vahest me ütleme jäärapäine. Ta on oma asjas kinni, ta nägi midagi, ta tahtis midagi ja nüüd selle ma pean saama. Ja nüüd me näeme väga selgelt, ta on juhitud oma 5 meelest, ta on juhitud vales suunas, ta on tegemas vale otsust ja see juhtub väga paljude kristlastega, kes toimetavad täpselt niimoodi, toimetavad oma elus 5 meele põhjal. Sest et meie 5 meelt on meile pidevalt valetamas ja juhtimas meid vales suunas. Sest et kui me mõtleme isegi selle peale, kui me mõtleme oma emotsioonide peale, mis on osa meie hingest, läbi isegi 1 päeva, isegi läbi mõne tunni, meie emotsioonid võivad muutuda mõne minutiga. Mingi hetk on, kus me tunneme väga hästi, kõik on super, kõik on tore, ma olen rõõmus ja kõik on nii ilus ja lilleline ja nüüd läheb natuke aega mööda ja äkki mu tuju on maas, sest et keegi midagi tegi, keegi midagi ütles, tuli mingi sõnum, mingi asi ei läinud korda, mis ma hakkasin tegema ja nüüd mu tuju on maas. Ja. Mis see on? Kas ma saan toetuda millelegi sellisele, mis võib mõne minutiga muutuda? Ei, ma ei saa. Ja. Sest et ta ütleb, et Jumala sõna on see, millele me peaksime oma elu toetama. Miks? Sest et see on see kindel kalju. Jumala sõna ei muutu. Ta ütleb, ta ei muutu mitte kunagi. Ta on see sama eile ja täna ja igavesti. Ta ei muutu. Nüüd, sellepärast Jumala sõna on see, millele me peaksime toetuma kõiges oma elus. Amen. Kui me toetume oma emotsioonidele, tunnetele, need valetavad. Need on üks hetk on nad üleval ja üks hetk on nad all ja me kunagi ei tea, mis sealt täpselt tuleb ja täpselt see on ka meie elu tulemus, kui me toetume oma 5 meelele. Me kunagi täpselt ei tea, mis sealt tuleb.
kui me toetume Jumala sõnale, mis on see kindel alus, siis me võime olla absoluutselt kindlad ja me võime kindlalt teada, mis nüüd tulemus tuleb, sest et Jumala sõna juba ütleb meile seda, mis tulemus tuleb. Aga nüüd siis me näeme, et Simson oli siin lihameeles ja ta oli juhitud sellest, mida ta nägi ja nüüd arvatavasti ta hakkas mõtlema nende asjade peale, ta keerutas need asju oma meeles ja ta oli kindel, see on see, mis ma vajan, see on see, mida ma tahan ja võtke ta mulle. Nüüd, kui me loeme edasi 16. peatükis ja 1. salm ütleb, siis Simson läks Assasse, nägi seal ühte hooranaist ja läks selle juurde. Nüüd jälle me näeme, et ta teeb pidevalt ühte sama viga. See, et ta on juhitud oma nägemisest. Ta näeb midagi ja ütleb, seda ma tahan, seda ma pean saama. Ja kui me vaatame 16. peatüki 21. salmi, see on nüüd, mis on kõige selle tulemus, et ta elas oma 5 meele põhjal ja oma nägemise järgi tegi, ütleb ja vilistid võtsid tema kinni, me teame, et ta kaotas oma väe ja oma tugevuse, võtsid ta kinni ja torkasid temal silmad välja ja nad viisid tema Assasse, aheldasid teda vasskahelatega ja ta pidi vangikojas jahvatama. Väga kurb lõpp. See ei pidanud nii lõppema, see oleks võinud lõppeda temal hoopis teistmoodi, aga see, et ta järjepidevalt lasi oma nägemisel ja oma 5 meelel ennast vedada ja juhtida, ta jõudis sellisesse kohta, kus ta jäi tegelikult, need silmad, mis teda vedasid kogu aeg valasse kohta, ta jäi neist ilma, need torgati tal välja. Nii et see, millel me laseme ennast vedada ja juhtida ennast ja mis ei ole Jumala sõna, mis on meie 5 meelest lähtuv, siis see veab meid valasse kohta. Me oleme nüüd valel ajal, valas kohas tegemas valasi asju ja see maksab meile kätte. Ja meie elu tulemus ja see, mida me oma elus näeme, ei ole enam see, mida me tahaksime näha. Ja me ei koge enam neid häid asju, mida Jumal on meile lubanud ja tõotanud. Miks? Sest et me ei käi tema sõna järgi, vaid me käime oma 5 meele järgi. Et õpime Simsonist, õpime, oleme targemad, et võtame selle, mis Jumal meile ütleb oma sõnas ja rakendame selle oma ellu. Laseme sellele ennast juhtida ja nii-öelda vedada. Nüüd me oleme õigel ajal, õiges kohas, tegemas õigeid asju ja me oleme õnnistatud ja meie edu on tagatud. Amen. Oleme targad.